Kui sa mõtled Eesti muusikapäevade kui festivali peale, siis mis on selle festivali olulisus? Ta on ühest küljest selline niši asi, et neid, kes seda uuemat Eesti muusikat väärtustavad ja kuulavad, neid ei ole võib-olla väga palju, aga mulle tundub, et neid inimesi tekib juurde. Seda festivali tutvustatakse rohkem ja selle tutvustamisega tehakse tööd. Aga eks see on, kui ma võtan enda seisukohalt, siis see on aastas üks selline periood, mida ma ootan väga. Ole hea meenuta, millal sa esimest korda kuulsid Eesti muusikapäevadest ja millal sa esimest korda nendega seotud olid? See võis olla tõenäoliselt kuskil keskkooli ajal, kui ma hakkasin heliloomingut õppima ja kus tekkis nagu vajadus kuulata ja uurida uue muusika kohta rohkem. Esimesed ettekanded seal EMP-il olid õpilaskontserdid, mis oli korraldatud Alo Põldmäe poolt, kes oli minu erialaõpetaja ka. Mida tähendab sinu jaoks roheline heli? Ma kujutan ette, et see roheline heli on kõige elava heli või et see on mingi foon, mis saadab meid kogu aeg. Et see on mingi lagunemise ja kasvamise heli, mis siis ringlusena toimub ilma selleta, et me seda isegi märkaksime võib-olla.